Eestis peetud põllumajandusloomade näituste ajalugu ulatub täna vaadates julgelt sajandi taha. Erinevatel ajastutel on kehtinud ajastukohased hindamiskriteeriumid, muutunud on loomad ning ka loomapidamise majanduslikud eesmärgid. Tõulooma näitustega seonduvad meenutused, veel säilinud fotod ja filmikatked on alanud filmi sisuliseks selgrooks, ajalooliseks verstapostiks, mille juures enne tulevikku siirdumist veidi peatuda tasub. Teadlik tõuaretus algas Eesti territooriumil 19. sajandil, kui mõisteti, et on vaja sisse tuua Eestisse väärtuslikku tõumaterjali. Nende tegevuste initsiaatorid olid tol ajal Balti-Saksa mõisnikud, kellel olid sidemed teiste riikidega. Uut tõuaretusmaterjali oli tarvis kohalike veiste, hobuste, sigade ja lammaste jõudlusvõime suurendamiseks ning pikemas plaanis moodustasid nad Eesti oma loomatõugude aretusbaasi. Talude hajaasustus ning algelised sidevahendid takistasid info levikut, mis omakorda avaldas ebasoodsat mõju väärtusliku aretusmaterjali kasutamisele ja levikule. 20. sajandi alguses ja eriti just Eesti iseseisvumise järel võtsid tõuaretustöö juhtimise enda kätte talupidajad, kes Balti-Saksa tõuseltsidest eemaldudes oma tõuseltse hakkasid asutama. Esialgu oli see väga raske, kuid mõisteti tõuaretuse vajadust ja ka seda, et tuleb tõumaterjali veelgi sisse tuua. Oluline osa Eesti loomakasvatuse taseme paranemisel on kindlasti laatadel ja väljanäitustel, kus sajandite vältel ka tarbeloomadega kaubeldi. Lisaks loomadele vahetasid laatadel omanikega väärtuslik tõualane oskusteave. Eesti Vabariigi tõuseltsid koondasid talupidajaid, kelle teenindamiseks osteti sisse parimaid tõuisasloomi ja asutati nende ulatuslikumaks kasutamiseks sugulavasid, pulli ja kuldijaamu. See kõik aitas kaasa väärtusliku tõumaterjali levikule. Nõukogude Liidu perioodil olid ka tõuloomade näitused populaarsed, toimusid need rajooniti, vahel ka piirkonniti, aga 50. aastatel ka suured põllumajandusnäitused tänase lauluväljaku juures. Okupatsiooni aastatel kujunes Eesti juhtivaks tõuaretuse vabariigiks. Heade jõudlusnäitajate tõttu osteti siit meeleldi igat liiki tõunoorloomi ka teistesse liiduvabariikidesse. Traditsiooniliseks kujunesid noorpullide ja noortäkkude oksjonid, kus müügihinnad sageli mitmekordseks kerkisid. Seoses plaanimajanduse survega, eriti 80. aastatel ja meie kaubanduses toiduainete puudusega, kadusid ka traditsioonid ja huvid loomade näitusi korraldada. 1990. aasta aprillis kutsus tõuaretusentusiast põllumajanduskandidaat ja loomakasvatuse valitsuse juhataja Jüri Kulbin kokku tõulavade juhtkonnad. Koosolekud teise päevakorrapunkti järgi pidi arutatama näituse korraldamist. Kuigi ka nõukogude ajal toimusid näitusid ja oksjonid Luigel, eriti just oksjonid, noorpullide oksjonid, kus siis kutsuti kokku üle liidu ostjad. Aga kuidas siis edaspidi toimetada tõuloomade näitustega, see teema oli üleval. Arutati põhjalikult ja valiti näituse kohaks Luige, kus oli juba olemas baas, kus olid kohad suurloomadele, väikeloomadele, lindudele ja ilmus põllumajandusministri käskkiri, mis kinnitas näituse korraldamise ja kinnitas ka hindamiskomisjonid kõikidele loomaliikidele. Kindlasti oli raske organisaatoritel seda teha, sest vana süsteem enam ei töötanud ja uut süsteemi veel ei olnud. Aga kõik laabus seal ja vist oli isegi seal kas üle liidu, tollase liidu
ka mingid ostjad või tegelasi liikus seal ringi nagu sellest vanast harjumusest juba, mida seal paarkümmend aastat varem tehti. Katkenud näituste korraldamise ja seal osalemise traditsioon kõrvuti majandusraskustega esitasid algatustoimkonnale tõsise väljakutse. Raskustele vaatamata astusid 1990. aasta 11. augustil žürii ette veised, hobused, sead ja lambad. Erinevalt varasemast said nüüd ka eraloomapidajad suurmajanditele näituse areenil konkurentsi pakkuda. Komisjonid hindasid, vaatamata tugevale sajule olid ka nemad vastupidavad ja pealelõunaks olid selged, kes on tõugude parimad. Teisel päeval, 12. augustil näidati juba külalistele, keda küll ei olnud väga palju, mõni 100, parimaid esindajaid ja seletusi andsid tõulavade töötajad, kes oma tõuloomi karjasid väga hästi tundsid. Luige näituse järel sõnas varasemalt nii Hollandi kui Saksamaa Liitvabariigi vastavaid näituseid külastanud Jüri Kulbin järgmist. Niisugused näitused peavad saama meil traditsiooniks ning uue aja näitused hakkasid üsna kiiresti avaldama mõju ka toonasele loomakasvatusele. Meil oli seal sigade hindamisel näitustel esimest korda, kui me tegime koos Suurevalge tõulava inimestega, Leo Kapp oli seal otsas, organiseeriti meil praktiliselt seakasvatuse aretajatest komisjon. Ja siis ja tema oli siis püüne peal ja meil olid siis toodud välja tõuvarmide grupp sigu. Tavaliselt me nõudsime 4 nooremist või siis noored kuldid ja need siis vastavalt läksid selle komisjoni eest läbi ja komisjon siis igaüks siis hindas seda rühma tulemust ära. 90. aastatel oli juba mul ka selge, et sellise süsteemiga tõuaretus edasi ei saa minna. Tõuaretuses peavad otsused tegema tõulooma omanikud ja ainult nii saab edasi minna. Kuigi jah, see algus oli raske, inimesed, meie tõuaretajad võib-olla olid harjunud rohkem riikliku süsteemiga, aga võrdlemisi kiiresti tõuaretajad, loomaomanikud selle uue süsteemiga harjusid, moodustasid oma aretusühingud, kus määrav osa sõnaõigus jäi tõulooma omanikele, koostasid oma tõugudele aretusplaanid, programmid ja nende osas oli loomulikult tähtsal osal ka tõuloomade näitusel, konkurssidel, ülevaatustel ja nii edasi. Esimesed näituse päevad Luigel näitasid kätte küll loomakasvatuse toonased kitsaskohad. Väärtuslikke kogemusi saadi sealt aga kuhjaga. Ei olnud veel korralikke ühetaolisi päitseid, valjaid ja muid aksessuure ja ei allunud loomad ka esitlejatele päris korrektselt. Aga algus oli tehtud ja kodus mõtlemist, kuidas järgmisteks näitusteks ette valmistada. Ettevalmistuse aeg venis aga majanduslikel põhjustel oodatust pikemaks. Kahjuks 1991 ei saanud tõulooma näitust korraldada, sest ei jätkunud bensiini. 1992 oli bensiini, aga kahjuks ei jätkunud kroone ja 2 aastal jäi Luige näitus korraldamata. Järgmine näitus toimus Luigel alles 1993. aastal ning Eestimaa parimaid tõuloomi sai seal imetleda 1996. aastani. Paraku jäi Luige näituste külastajate arv kesiseks, piirdudes enamasti vaid loomaomanike ja paarisaja külalisega. Vahepeal katsetasime Ülenurmel. Tartu Eesti Põllumeeste Seltsi esimees ja Eesti Hobusekasvatajate Seltsi president dotsent Eldur Peterson kutsus
meid tõuloomi demonstreerima nende 125. aastapäeva üritusel. Ja selgus, et tartlased ja Tartu lähedased on hoopis loomalembesemad, külastajate arv oli oluliselt suurem. Nojah, Lõuna-Eestis oli vaja kah niisugust kohta, kus loomi näidata, nagu meil Põhja-Eestis oli ikkagi mustakirjut tõug ja Lõuna-Eestis punane ja oli vaja selle kandi rahvale. Ja peab ütlema, et inspiratsiooni on andnud omal ajal Luunja mõisa ilus park ja need hooned ansamblina. Nii ka Ülenurmes on ikkagi tasemel majand oli ja kõik need hooned ja kõik see ümbrus oli heaks taustaks loomanäitusele. Meie volikogu tegigi otsuse, et 1996 korraldame tõulooma ürituse veel Luigel ja aastast 1997 kuni siiani toimub tõuloom vastaval aastal 1. septembri laupäeval Eesti Põllumajandusmuuseumi territooriumil Ülenurmel. 1994. aastal külastas Luige tõuloomanäitust alles teist päeva ametis olnud tollane Põllumajandusministeeriumi kantsler Ilmar Tupits. Tol perioodil muidugi oli reformiperiood igal pool ja ka põllumajanduses ja ministeeriumi ülesanne oli sel hetkel hoida kogu Eesti põllumajanduse arengul silma peal ja toetada seal, kus see võimalik oli. Ja see tõuloomade näitus, mis tollal oli Luigel, oligi üheks selliseks prioriteediks, kus ministeeriumil oli huvi ja ka vajadus kogu seda sektorit toetada. Sest Eestis on üks asi, milles me oleme tugevad, see on tõuaretus, piimakarjakasvatus ja just tolle aja sellised prognoosid pidasid paika. Ja nüüd, kui me oleme siin traditsiooniliselt juba 25. ürituse juures, siis see näitab, et need otsused, mis tollal tehti, olid õiged. Näituste kolimine Ülenurmele tõi päevakorrale ka loomade paremaks demonstreerimiseks vajalike tingimuste loomise. Esialgu tuli loomi demonstreerida maastikul, oja ja kaskede vahel. See pinnas oli ka kaldu, ikka oja poole. Diskuteerisime, et kus oleks parem paik ja kõrval oli endine Ülenurme majandi lehmalaud ja iga lehmalauda kõrval on ikka sõnnikuhoidla koht ja silohoidla koht. Ja projekteeritigi areen sellesse paika, kus enne olid siis sõnnik ja silo. Uuel areenil astusid loomad ja nende kasvatajad ülesse aastal 1999. Paar aastat hiljem lisandusid ka pingid pealtvaatajatele. See ehitus toimus koostöös Eesti Põllumajandusmuuseumi ja Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu liikmete koostööna. Finantseerisime ühiselt ja ellu viis selle suuresti Eesti Põllumajanduse Muuseum eesotsas tollase direktori Kalju Roosveega. Ja see, et need põllumajandusnäitused, kui sellised toimuvad Eesti Põllumajandusmuuseumis, siis see väärtustab iseenesest juba tõulooma aretust, tõulooma kasvatajaid ja loomulikult neid ilusaid ja kauneid loomi. Et see on, seda ei oskagi väljendada, nii et minu meelest see on väga tähenduslik ja me oleme väga õnnelikud ja väga rahul, et need näitused meie majas toimuvad. Lisaks loomanäitustele korraldatakse areenil veel teatrietendusi. Seal astuvad üles näitlejad ja muusikud ning korraldatakse ka tantsupidusid. 3. septembril 2016. aastal avati Eesti Põllumajandusmuuseumis taas iseseisvunud Eesti Vabariigi 25. tõulooma näitus Tõuloom 2016,
mida juba 20. korda peeti Tartumaal Ülenurmel. Tõuloom näitus ja Tõuloom 2016 on saanud juba veerandsajandi vanuseks, mis näitab tegelikult seda, et need inimesed, kes seda on korraldanud, on olnud väga pühendunud. Nii et ma tahan tunnustada tõuaretajaid, ma tahan tunnustada ja tänada teid, head inimesed, kes te olete tulnud hindama ja austama nende inimeste tööd. Sellega ma julgen öelda, et Tõuloom 2016 on avatud. Aitäh! Traditsiooniliselt astusid esimestena publiku ette lambad. Valge ja tumedapealiste lammaste kõrval esinesid esimest korda ka alles aasta alguses Tõuna tunnustatud Kihnu maalambad. Lambakasvatajate huvi näitustel osalemise vastu on aga aastate jooksul varieerunud. Muidugi algusaastatel ei olnud lihtne ainuüksi juba transpordi korralduse tõttu, sest loomade vedu on ju seotud kuludega. Mitmetel näitustel tehti algust ka jäärade oksjoniga, kuid traditsiooniks need algatused ei kujunenud. Aga kuna ütleme sellist nagu majanduslikku tausta sinna taha ei tulnud. Tõulooma näitustel saavutatud tunnustus on ka omamoodi kvaliteedimärgiks nii karjale kui loomakasvatajale. See mõjub ostja poolt vaadates nagu kindlust andva faktorina ja kindlasti ta lisab sellele karjale väärtust. Eesti Tõulammaste Aretusühing on jätkanud Eesti Lambakasvatajate Seltsi traditsiooni pidada iga-aastaselt tõulammaste demonstreerimist ja oma organisatsiooni propageerivat ürituskurgjal. Lisaks parimate lammaste valimisele on lambapäevade juurde kuulunud ka pügamisvõistlused ning rahvarohked käsitöölaadad. Erinevatel põhjustel võime täna Ülenurme näituse areenidel ringi jalutavaid sulelisi näha vaid videomeenutustelt ning on ka varasemate aastatega võrreldes näitustele toodavate linnuliikide arv oluliselt kahanenud. Selliseid linnukasvatuse ettevõtteid, kes kasvataksid erinevaid linnuliike, näiteks kalkuneid, hanesid ja parte, neid meil kahjuks praegu ei ole ja erasektor muidugi toodab nii pardi, hane kui ka kalkunitibusid, kuid neid on suhteliselt vähe. Sellest tulenevalt on ka keeruline tekkinud madalseisule head lahendust pakkuda ning tõenäoliselt jääb linnukasvatajate aktiivsus loomanäitustel osalemisel mõneks ajaks stabiilseks. Kui me alustasime linnulaatadega, siis oli 5-6 haudejaama ja erasektor, kes tootsid tibusid nii oma haudurite kui ka hautasid lindude all. Siis praegu neid on järjest vähemaks jäänud ja momendil tegutseb ainult 2 haudejaama, kus siis hautatakse ühes võtitibusid ja teises kanabroileri tibusid. 1990. aastal toimus esmakordselt Põltsamaa linnulaat. Paraku tuli 16 aastat hiljem, 2007. aastal, need populaarsed näitused linnugripi ohu tõttu lõpetada. Ja praegu siis sellise hea traditsiooni jätkamine linnukasvatuse valdkonnas, mis meil varem oli lindude näituste ja laatadega, seda taaselustada on küllaltki raske. Eestis hakati karusloomakasvatusega tegelema läinud sajandi 20. aastatel, kuid juba 1930. aastal pälvisid Berliini näitustel osalenud kodumaised karusloomakasvatajad oma 10 hõberebasega žürii kõrgeima auhinna. Vaid 5 aastat hiljem korraldati Eesti esimene karusloomade näitus Tallinnas. Aastakümnete jooksul on kodumaine karusloomakasvatus nii paremaid kui halvemaid aegu näinud. Täna ühendab meie karusloomakasvatajaid 2002. aastal asutatud Eesti Karusloomakasvatajate Aretusühing, mis ühendab endas tšintšilja, küüliku, rebase ja mingikasvatajaid. Me oleme tillukesed, meie loomad on tillukesed, meid on endist vähe, aga me oleme tublid. Selles suhtes tublid, et ühinenud ja liikmeks on tulnud siiski inimesed, kes leiavad, et neil on mõtet koos käia, sest et keegi meist ei ole sündinud tark ja ei oska kohe kõike kasvatada ja teha õigesti. Ühing on koht, kus me jagame omavahel kogemusi
ja infot. Ning ühiselt korraldatakse ka traditsiooniliselt hilissügisel toimuvaid karusloomade näitusi. Ja üksinda ei suudaks mitte ükski inimene sellist näitust kokku panna. Selle jaoks on vaja meeskonda ja seda meeskonda ei ole ka võimalik palgata, et meil on enamus tegevusi käib ühiskondliku vabatahtliku töö alusel, sest et ühtegi toetust me ühestki instantsist ei saa, et meie liikmed maksavad kõik meie tegevused ise kinni. Olulise lisaväärtusena õpivad loomakasvatajad näitustel ka oma loomi paremini tundma ning tehtud vigu edaspidi vältima. Kui esmakordselt tuleb kasvataja näitusele, ta ei tea ju, milline see loom peaks olema. Ta toob enda arvates oma farmi parimad loomad. Ja siis see ongi, kui ta tuleb esmakordselt näitusele, siis tulevadki välja kohe need luustikuvead. Ja siis ta teab, et järgmine kord, et ta peab neid vältima, neid vigu. Ja nad väldivadki. Järgmine aasta, kui nad tulevad, siis üldiselt neid luustikuvigu on oluliselt vähem konkreetse kasvataja juures. Et ta teab, mida vaadata juba. Kuigi karusloomad Ülenurme näituse areenil ei jaluta, saab neid seal imetleda ikkagi ning parimad kasvatajad saavad autasuga pärjatud. Esimene tõulooma näitus andis tõuke ka üle-eestiliste näituste ja konkursite korraldamiseks eraldi loomaliikidele ja tõugudele. Kui Eesti Holsteini, tollal Eesti mustakirjuks nimetatud tõu esimene konkurss peeti Luige näitusel, siis Eesti punase tõu arvestuses toimus see Olustveres juba enne vabariiklikku näitust 1990. aasta juunis. Veiste hindamiskriteeriumid pandi paika 90. aastate algusel toimunud loomanäitustel. Eestis mindi loomade hindamisel üle lineaarsele hindamisel. Selleks koolitati välja hindajad Euroopas ja ka Põhja-Ameerikas. Esimene sats spetsialiste, noori spetsialiste saatsime 1991. aastal Kanadasse ja hiljem juba siis klassifitseerijad siin Peeter Lind, Ilmar Kallas, kes käisid juba Euroopas klassifitseerimist õppimas. Sellega pandi algus konkurssidele, nii nagu ta siis mujal maailmas on. Võrreldi siis erinevate pullitütarde gruppe omavahel, võrreldi vanusgruppe omavahel, uut generatsiooni ja selles uues generatsioonis siis otsiti või toodi välja paremad tõuesindajad, keda siis hinnati. See ongi jäänud siiamaani põhiliselt näituskonkursside põhimõtteks. Siiamaani me oleme seda nimetanud VISI konkurssideks. Algul nad toimusid tõuti eraldi, nii punase karja aretajad pidasid eraldi konkursse, mustakirjukarja aretajad eraldi ja Saaremaal veel oli eraldi kolmas koht. Aga praeguseks ajaks on juba kõik konkursid viidud ühte kohta, see on Ülenurme, kus toimub juba kõikide tõugude näituskonkurss koos. Lisaks aupaistele langes toonaste konkursite võitjatele ka kohustus võtta osa üleriigilisest tõulooma näitusest. Arvestades algusaastate majandustingimusi oli see paljudele loomapidajatele arvestatav katsumus. Ega ei tahetud näitustele tulla, see oli ju ka kulukas tegevus. Ja siis tuli isegi aretusorganisatsioonil maksta nendele loomaomanikele, kes välja tulid, ja katta nende kulud. Kuid juba 20 aastat hiljem Luigel toimunud Eesti Holsteini tõugu VISI võistlus nägi välja nii, nagu oleks neid Eestis alati korraldatud. Arvestatav oli ka konkurssi väisanud väliskülaliste hulk. Eesti on piimakarjakasvatuses nii palju Euroopas juba populaarsemaks muutunud, et väliskülalised ise uurivad, et millal selline üritus toimub ja on hea meelega vaatamas tulema. 1990. aastaks olid meie veised juba nõutud ekspordiartikliks muutunud. Seega pakkus näitustel osalemine loomakasvatajatele juba käega katsutavaid majanduslikke võimalusi. Vaieldamatu kasu on farmeritel ka kindlasti see, et kui sa oled siin kohal olemas, kui sul läheb hästi, sa oled tuntud ja ega siis Euroopas need väga kõrged ja ulmelised oksjonitel loomade müügihinnad just tulenevadki sellistest kogemustest, et farmerid tuntakse ja kui seal 340 000 on oksjonil mõne noore veise hind, siis
seda kindlasti ei saa ükski farmer, kes ei osale näitustel, konkurssidel ega ei panusta ka aretustööle. Läbi aastate on Tartu Agro olnud üks edukamaid tõuloomanäitustel osalejaid. Ilusaid lehmi on Eestimaal palju. See, et Tartu Agro on viimastel aastatel võitnud, tähendab seda, et kuidas keegi oma karjast ka loomi otsib. Ja ma üsna lähedalt tean seda, kuidas meie inimesed vaeva näevad ja ma usun, et enne kui siia tulla Vissi konkursile on ikka 1 kuu aega vaeva nähtud. Juba 10 aastat valitakse Eesti maakarja Vissi Ülenurmel, kuid osaletakse jõudsalt ka ainsal piirkondlikul Vissi valimisel Saaremaal. Viljandimaal Andressaaret alus maakarja kasvatavat Merja Mangust ajendasid oma loomadega Ülenurmele sõitma enam kui 100 tagused peretraditsioonid. Siuke lapsepõlve leid, et kunagi on ka enne käidud näitustel 110 aastat tagasi ja saadud sealt ka auhinnalisi kohti hobusega. Viljandimaal Õunapuu talus kasvatatud loomi on perenaine Lea Puur käinud näitamas juba 1993. aastast Vanavõidus. Toona veensid loomaomanike näitustel osalema konsulendid. Tulid ja rääkisid ja ega algul mõtlesime ja kui korra ära käisime, mida hullu ei olnud ja ta on tegelikult niisugune omaette elamus. Ja loomad on ka niimoodi, et hoiavad oma inimese ligi ka võõras kohas ja me saime oma loomadega väga hästi hakkama. Ja siis saigi harjumuseks ja iga aasta käisime. Näituse looma välimusele on loomaomanikud alati palju tähelepanu pööranud. Kui see lehm on nüüd tavaliselt seal laudas või karjamaal ja elab oma igapäevaelu, siis sellel päeval on kõik kuidagi teistmoodi, et see lehm on mugitud ja lagitud ja logitatud. Ja näituse päeval sai loom alati oma juuste sampooniga puhtaks pestud ja isegi siis see komme oli, et õliga löödi läikima isegi või löödi lakki peale ja no see on nii nagu tippvõistlus tippsportlastel, et vaatame, kas me jõuame nii kaugele hüpata või lennata või mida iganes, et lehmadega on sama lugu, et saame võrrelda teistega ja põhiline, et ikka oleks head jalad, korralik udar, korralikud ribid, 3 ribi näha oleks, ribikaldenurgad, et see on kergelt väike teadus, kuidas looma valida, et seal palju eksida ei tohi. Paari aastakümne taguse ajaga võrreldes on kasvanud nii meie veised kui ka neilt lüpstavad piimakogused. Kui loomi mõõtma hakati, see on siis juba mõisade ajal, selle ajaga võrreldes 250 kilo on tänane lehm suurem. Pikkus 15 senti pikem ja ristlu kõrgus 15 senti kõrgem. Rääkimata siis rinna ümbermõõdust ja seal muudest näitajast. Tähendab, lehm on läinud tunduvalt suuremaks. Ma mäletan, talu algul olid ju loomad niimoodi, et nii väikesed, et mahtusid kas 53 risti. Tänapäeva lehma enam ei pane niimoodi. Pärast 2010. aastat tehtud mõõtmiste tulemused näitavad, et veiste kehamass on paari aastakümne jooksul peas 100 kilogrammi võrra suurenenud. Aasta-aastalt on kasvanud ka toodang. Kui me 66. aastal saime see 3000, 20 aastat läks, kui me saime 4000, siis läks 14 aastat, kui me saime 5000 ja siis läks 4 aastat, kui me saime 6000, 3 aastat, kui saime 7000 ja ma tahan küll öelda, et see on suuresti tänu sellele, et 2000 aasta esimestel aastatel algas selline kiire lautade ehitus, külmlaudad, võib-olla mitte see külmlaut ei olegi nii põhiline, aga vabapidamine ja muidugi täisratsiooniline söötmine, see aitas selle hea genofondi rakendada produktiivsuse saamisele ja sellepärast see kiire toodangu tõus oligi. Jääb veel lisada, et 2012. aastal saavutati aastase väljalüpsi tulemuseks 8 tonni, ning 2016. aastal oli vastavaks tulemuseks juba 9 tonni piima. Jätkuva nakkusohu tõttu on sead Ülenurme loomanäitustelt pidanud eemale jääma. Viimane kord sai meie kaunemaid tõusi, kui imetada 2013. aastal. Kui tekkis Eesti Vabariik uuesti taastati, siis meil siiakasvatus jäi tööle väga palju vanad kaadrit suhteliselt tõulavades. Ja inimesed, kes need sigu kasvatasid, hooldasid, need olid vanad taluperenaised sageli,
ja need väga teadsid, kuidas siga hooldada, mida teha. Nii et inimene oli suur faktor, mis seda asja sinnani viis, et Eesti siga sai üle liidust hästi kuulsaks. Sigade aretusväärtus on Kalju Eilarti hinnangul ristandaretuse tõttu aasta-aastalt paranenud. On siis suhteliselt sihvakaks läinud nad ja küllalt hästi on arenenud ka singid. Semisekarjas on praegult mängib pearolli ikka Eesti maasiga või niinimetatud landrassi nime all. Landrass emis on suhteliselt ja ema omadustega, mis ta oli ka juba siis, kui ta Eestimaal oli põhikarjas ja kui ta siin oli saarte peal ja ta on jäänud ka peekunid õuna, ta on jäänud siia maale, hea ema omadus, hea viljakusega kõik. Täna on valdav osa seakasvatusest koondunud peamiselt piiritagustele omanikele kuuluvatesse suurfarmidesse ning sealsed seemendusjaamad töötavad vastavalt ettevõtete ärieesmärkidele. Traditsiooniliselt astuvad viimastena areenile hobused. 3 kohaliku tõu kõrval said 25. sügisnäituse külastajad imetleda ka trakeeni ja araabia täisverelist tõugusuksusid. Enne taasiseseisvumist korraldas täkkude näituseid riiklik hobuste tõulava ja Eesti hobuse tõugude esimene konkurss koos esimese üleriigilise näitusega leidis aset 1990. aastal. Alates 1995. aastast tegeleb hobuste tutvustamisega Eesti hobusekasvatajate selts. Esimene Eesti tõugu noorhobuste üleriigiline konkurss toimus 1995. aastal Saaremaal Haasmes. Kuid ka Ülenurme tõuloomanäitustel on hobused alati oodatud ja imetletud külalisteks olnud. Eesti hobuste tõuaretuse häll asub aga Pärnumaal Toris, kus süstemaatiline aretustöö alguse sai. 160 aastat tagasi moodustati riiklik hobusekasvandus nagu keskne Eesti Vabariigis. Aastakümnete jooksul on hobusekasvatajaid koondavateks sündmusteks olnud Tori hobusekasvanduse juubelid, kus kesksel kohal parimate hobuste paraad ja näitus, veosõiduvõistlused, takistussõit ja palju muud. Kui ma tulin siia esimest korda võistlemisel, see on 100 aastal juubelil. Käisin pa esimest korda ja enne seda käisime siin treeninglaagris, olime siin Toris. Ja siis oli tore vaadata, kui siin õhta Tori hobused tulid Karjamaalt koju. Kõik olid ühtemoodi, laugud, linalakad. Oli ilus vaadata. Täna korraldatakse Toris tõuhobuste jõudluskatseid. Hobusekasvandus ise on aga poole sajandi jooksul paljuski muutunud. Olemegi tänasel päeval jõudnud sinnamaani, et Tori hobusekasvandus on veel 20 hobust on jäänud sinna ja kas kevadeni on 20, seda ka ei tea. Nõukogude korraajal esinesid Eestis kasvatatud hobused ka üleliidulisel põllumajandussaavutuste näitustel, kus parimaid kasvatajaid lausa autoostulubadega premeeriti. Ma ütleks, et kuni 2000 aastate alguseni oli see huvi hästi suur. Seoses selle majandusliku olukorraga ja võib-olla natukene 2000 aastate eriti keskpaigal see huvi langes ja kahjuks võib-olla ka täna ei ole veel seda huvi nii suurt üles kerkinud, kui oli see 90. aastatel. Osavõtu vähenemise üheks põhjuseks võib pidada ka aretusseltside paljusust, mis omakorda killustab aretustööd. Miks me neid ju näitusi Tõuloomakasvatajate liit, kuhu me oleme kõik koondunud, korraldame, et saada pilt kogu populatsioonist tõust ja võtta väärtuslikud kogemused enda pagasisse ja ka näha, kuidas see tõug üldse areneb. Aga mida killustatum on, siis seda väiksem ülevaade on sellest tõuaretuses ja meie tõugudel. Hobuste näitusi on aastakümnete jooksul mitmetes Eestimaa kohtades korraldatud. Üheks suurejoonelisemaks kujunes 2015. aastal Palbse mõisas toimunud suur hobupäev. Ent Eesti hobusekasvatajad on osalenud ka hobumessidel Saksamaal, Ungaris ja Soomes. Kuidas on aga elupõlise tõuaretaja hinnangul loomade aretusväärtus viimase veerandsaja aasta jooksul muutunud? Kahtlemata on aretusväärtus just veiste osas väga tugevalt tõusnud. Hobuste osas, kuna meie kohalikud hobusetõud on viimase 25 aasta jooksul eriti Eesti raskevee hobusetõug ja Tori hobusetõug populatsioon on langenud, mitte
mitmeid kordi, siis nende hobuste aretusväärtus kindlasti on langenud. Tõusnud on aga Eesti hobuse aretusväärtus, aga see ongi, et kui tõus on rohkem loomi, siis on ka kergem aretust ja säilitust edasi viia. Et Eesti hobuse olukord on kindlasti selle 25 aasta jooksul paranenud. Eesti hobusekasvatajate selts on väga süsteemikindlalt korraldanud piirkondlikke ülevaatusi, kust parimaid kutsutakse vabariiklikule konkursile. Eesti hobusele on need toimunud sagedasti Saaremaal, Tori tõul ikka Tori hobuse kasvanduses ja Eesti raskeveohobustel Virumaa mõisates või Pärnumaal. Lisaks aupaistele saavad vabariikliku konkursi parimad osaga kohustusest osaleda septembri 1. laupäeval Ülenurmel toimuval tõuloomade näitusel. Loomakasvatajatele osutatakse tähelepanu enamasti siis, kui midagi on pahasti, kas siis poliitiliselt või majanduslikult. Vähe saavad nad kiita, aga meie tõuloomaüritusel tunnustame iga tõu selle aasta parimat. Nemad valitakse välja aretusühingute poolt ja siin arvuka pealtvaatajaskonna ees antakse neile üle Veterinaar- ja Toiduameti karikas, Eesti Tõuloomakasvatuse Liidu nokats, tänukiri ja rosett. See on ka pisikene boonus sellele suurele tööle, mida meie loomakasvatajad on teinud ja kui 25 aastat on seda korraldatud, no see peaks juba olema traditsioon. Traditsiooniks on aastate jooksul muutunud ka näituse lõpus toimuvad meeleolukad käsitsilüpsi võistlused ning publiku lemmiku valimised. Lemmik, see suur hobune.